Mullast oled sa võetud ja mullaks pead sa saama. See on piibli tsitaat, mida me kuuleme siis, kui me satume mõnele matusele. Täna aga saame kokku ja saame tuttavaks mehega, kes kuuleb seda kui mitte iga päev, siis vähemasti paar korda nädalas. Ta on hauakaevaja ja üritame koos temaga mõista, mida on õppida sealt, kus lõpeb kellegi maine teekond. Tere hommikust! Päev hakkas peale, et mis matused ja homsed, ja? Iga tööpäev algab paberitest. Kes maetakse, kuhu maetakse, mis kell matus toimub. Mõnikord võib surm olla elu suurim sündmus, aga kalmistul peab siiski mingi kord ka olema. Aga öelge, Illar, mismoodi teist üldse hauakaevaja sai? See oli 87 aasta, 3 asja peab olema. Tööd, füüsilist tööd, oskama teha siis kellaaega tunda ja vaat see sama viin, alkohol. Need 3 asja, kui on üks osa sealt on ära, sa ei kesta nii kaua. Lihtsalt saad viina siin, sest see Vene matustel on nagu peale preestrit on ju teine tähtis isik hauakaevaja. Siis oma pitsidega tullakse, käiakse peale. Vanasti sai võtta mälestuse pitsi. Aga paljud kui on sõltuvus sees, siis kaua vastu ei pea. Aga öelge, kas töö siin kalmistul muudab ka inimest? Kas teid, Illar, on see muutnud? Jaa, muudab. Ma räägin vaimne töö on see nagu vaimsus. Kui me siia tööle tulin, oli lihtsalt hirm, et ma näen kosmaare siin. Öösel või unes või. Aga põhiline on tööalased hirmud. Et aud on kaevamata või olen haua põhjas, kaevan unes. Ja näen, et tulevad juba kirstuga pime ja ma karjun, ma olen ju siin alles. Nagu siukesed, et see need hirmud ja need tegelikult see vaimne osa on siin väga tähtis. Et mina nagu enda järgi huumori võtmes mõtlen, et sündima peab hauakaevajaks, mitte õppima. Et ma ilmselt liivakastis juba matsin neid putukaid ja ussikesi. Me ei mõtle selle peale, kuid hauakaevaja suurim vaenlane on sageli ilm. Eesti talv võib matta kalmistu paksu lume alla ning külmutada pinnase 0,5 meetri ja enamagi sügavuselt läbi. Kui ikka üles jaksasid tõsta ja lasid alla, ta see ju oo sisse. Aga väikse kerge kangiga ju vibratsioon sa pead veel andma. Ja 50 või 70 senti oli iga talv jäetunud. Kõik käsitsi auk sisse, kaevasid see ja siis veel 3 matsid ja 3 kaevasid ja kell 3 läks juba pimedaks ka. Nii et ja viina joomine oli ka siin sees. 90-ndad ja kole aeg. Kuid täna ei ole kalmistul ei pakast ega kangidega maapõue lõhkumist. Aeg on muutunud ja koos sellega ka matmiskombed. Üha rohkem inimesi valib tuhastamise ning seetõttu tuleb hauakaevajatel järjest sagedamini valmistada ette hoopis urnikohti. Tagajärg siin töötades on 20 aastat, ma olen juba usklik olnud. Avad see sisemine rahu, mida ei saa mitte kuskilt. Raha eest ega hea töö eest. Ühe päeva saad, kui teed kõvasti tööd, saad hea une. Aga siis pead jälle tööd tegema kõvasti. Kas teile vahest aitäh ka öeldakse, näiteks leinajad? Harva. Vanasti oli nagu rohkem seda tänumeelt. Lihtsalt tänati. Peale kirstu näed omakseid, et 9% läks mul täppi, kes ütleb tänan ja kes ei ütle. Ja lihtne pilk. Vaatad ja kui ta ei näe sind, viskab pilgu alla, selge, ma ei ole siis ilmselt keegi. Kas mina saaksin ka midagi teha, et ma ei tea, ma vist ennast kaeva, ma ei julge hetkel pakkuda. Te ise näete, ongi need abi vaja, mul oleks oksatange vaja. Kui saate, tooge. Aga ma võin aidata neid lõigata muidugi.
Jaa, sest ega ma võib ka, ongi, mina olen siuke halb, ei, need väiksed on väiksega. See on... Aga see on paras. Jah, need suured ka proovime. Ükskõik, mis erialal on, võib akadeemiliseks minna. Nii et kraavi kaevamine ei olegi nii, pealt näha on lihtne. Nüüd sai valmis. Nüüd panen oksad ümber. Iga lauakaeval on oma, nagu see ehtimisstiil. Oma käekiri. Jaa, aga mina ka kogu aeg muutun. Vot see on imeline, et siin igav kunagi ei hakka. Ja alati on nii püha paik. Kõik, nagu öeldakse, jäljed. Kustutame ära. Ja Jumal on nii suur, et nagu õige usu, vene õige usu. Nemad ikka, kui võimalus on, mataks kirstuga. Sest urn on nagu põletamine see, aga minu mõte jälle, et ärme Jumalat nii väikseks tee. Ta võib ka tuhast üles äratada. Aastate jooksul on Illar näinud tuhandeid hüvasti jätte leina ja haudu ja võib-olla ei räägi hauad lõpuks üldse surnutest, vaid meist endist. Elavatest, kellel on veel võimalus helistada, andestada, tänada või lihtsalt olla koos nendega, kes on meile tähtsad, enne kui meistki saab kord vaid nimi kivisse raiutud aastaarvude vahel.